Lõpuks vahet pole, kas sa oled tippjuht, nagu siin slaidil on näha, ja sul on oma juhtmeeskond, kellega koos sa tegelikult selle organisatsiooni suure eesmärgi nimel töötad ja pingutad, või oled sa järgmise tasandi juht kuskil kesktasemel või esmatasandi juht, team lead näiteks, siis see üldine loogika on ju väga sama, et sul on vaja, et sinu tiim, keda sa juhid, ei oleks huvitatud ainult oma isiklikust edust, vaid et nad tõesti näeksid edu ja tulemusi meeskonna tasandilt. Ja sõltumata, kas näiteks on selleks siis spetsialist või on selleks järgmise tasandi juht, siin on sageli väga inimlik dilemma, sellepärast et me vastutame spetsialistina, projektijuhina oma valdkonna tulemuste eest. Ja ma kuulun küll näiteks juhtide meeskonda, aga mul ongi dilemma, et kumb on minu jaoks nüüd olulisem, kas projekti edu või juhtmeeskonna edu. Ja loomulikult ma saan aru, et nad on lõpuks seotud, aga igapäevases käitumises, hoiakutes, et kas paistab välja, et tegelikult inimesed on valmis tegema ohverdusi, järeleandmisi ja mõtlema rohkem ühise edu peale, mitte ainult oma isikliku edu peale. Ja veelgi kriitilisem on see järgmise tasandi juhtidelt, sellepärast et kui osakondade, valdkondade juhid seavad esiplaanile oma isikliku edu, võib-olla on isegi mingi rivaalitsemine lausa, omavaheline võistlemine ja tahaplaanile hakkab jääma nüüd selle meeskonna või selle juhi tulemused ja eesmärgid, kelle heaks mind on tegelikult kutsutud siia meeskonda, siis seda nimetataksegi silostumiseks.